Naistena on meil nii palju erilisi kingitusi. Selle ma võtsin kunagi joogafilosoofiast kaasa, et naised on intuitiivsemad. See on lihtsalt sellepärast, et meil on võime saada lapsi ja hoolitseda laste eest on meie põhiline kohustus. Ja meil ei ole erilisi küüsi või hambaid või kuidas lapsi kaitsta. Meil on ainult meie intuitsioon. See on meie abivahend. Minu lugu intuitsiooniga, ma kasutan seda palju ja elangi hästi intuitiivselt, aga üks lugu oli see, et ma mäletan, kui ma olin rase, astusin oma maja trepile, minnes kodust välja ja vaatasin sellesse õhtu taevasse, vaatasin kuud otse minu ees, täiskuu ja järsku käis mingi nagu jutt minu seest läbi, et järgmine täiskuu ma sünnitan. Ja täpselt nii läkski. Laps sündis mingi tund enne või pärast täiskuud. Ja öeldakse, et naised on tugevamad. Ja muidugi see ei ole füüsiline tugevus. Ma proovisin hiljuti puu otsa ronida. Mega raske. Aga see on mingi teistsugune tugevus ja jällegi on mu näide sellest ajast, kui mul laps oli väike. Ja need jalutuskäigud iga päev käruga kestsid 3,5 tundi. Ja mu laps hakkas kohe protestima, kui käru seisma jäi, mis tähendas, et ma pidin 3,5 tundi järjest liikuma. See tavaliselt tegelikult koolitusi näiteks ei tehta nii pikalt, sellepärast et seal on see põiekestus, mis vahepeal vajab siis tühjendamist. Ma näiteks pissile ei saanud seal vahepeal. Mis tähendas, et ma jalutasin. Ma näitan nii sellepärast, et jalutasingi ühel tänaval edasi-tagasi, kus ma teadsin, et on vähe koeri, kes lapse üles hauguvad ja mind ehmatavad. Ja mäletan, et ükskord jalutasime lapse isaga ja siis jalutasime ja talvine aeg ja siis 1,5 tundi jalutasime ära ja ta ütles, et kuule, ma ei viitsi rohkem, et nii, et veits läks kõht tühjaks ja veits tahaks jalga puhata ja veits tahaks sooja. Ja siis ma ütlesin, et nüüd on 2 tundi veel. Ja siis ma sain aru, et naistes on see teistsugune tugevus. Et see ei ole nii, et nüüd oleks vaja jalga puhata või. Mis ka ühtlasi on see oht, et me ei puhkagi seda jalga. Ja naistes on selline loomisvägi. Meil on võime ühest seemnerakust kogu inimene luua enda kehas, väike inimene. Ja isegi kui me seda võimet ei kasuta, siis meis ikka on loomevägi, et me võime teha majast kodu ja lilledest ilu. Ja mul tuli meelde siia juurde üks lugu sellest ajast, kui ma käisin Indias 12 aastat tagasi. Ja ma ei tea, kas see pilt on näha, aga minu jaoks see iseloomustab seda, millist ilu on naised võimelised looma. Ja see on üks imeväike kodu, mis on nagu onnike. Ma vaatan siin, püüan hinnata selle suurust võib-olla 3x3, 3x4 meetrit. Ja see naine oli selle loonud ja kaunistanud. Siin on näha, et see on savist ja siin on kaunistused ukse kohal. Ja et nad on rõõmsad siin ees kõik need 4 last ja ema. Ja see oli seest ka imearmas. Ehk siis me suudame mitte millestki luua midagi. Ja see on meie oskus, mis meiega kaasa tuleb, meie võime. Need kingitused, mis meile loodus on andnud, toovad kaasa ka kohustusi, et kuidas hoida oma ilu ja heaolu. Ma hea meelega räägin sulle oma nippe webinaril. Vaata selle kohta lähemalt siit alt. Aitäh sulle ja ma loodan, et kohtume seal. Mina olen Merit Raju. Olen ema, kirjanik, elustiilidisainer ja hea meelega inspireerin ka sind. Kohtumiseni.